Tere kõigile poksitrenni huvilistele, kes meil poksiklubi Kalevis treenivad tavapärases olukorras. Praegu meil olukord ei ole kõige tavapärasem, nii et seega ka see treening, mida ma teile täna esitan ja ülesanded, mis ma teile annan, ei ole võib-olla kõige tavapärasemad, sest paljudel ilmselt ei ole ka sellist ruumi näiteks kasutada, mida me saame kasutada saalis, nii et need harjutused üritan teha võimalikult kompaktsed ja suuremas osas ikkagi keskendun poksitehnikale, kuna me tegeleme poksitreeninguga ja seda fitnessi osa ja kõike muud leiate internetist ka kindlasti väga palju. Muidugi selles osas annan ka omapoolseid soovitusi kindlasti, aga suures osas siis selle ja nende treeningute puhul keskenduks poksile. Ja väike palve siis muidugi ka meie sportlastele ja treenijatele, et kui teil vähegi võimalik on, siis oleks väga kasulik meile treeneritena ja klubile ka, et kui te annaksite väikest viisi tagasisidet, et kuidas teile treeningud meeldisid, mida tahaks rohkem, mida vähem. Ja tagasisidet siis põhiliselt sooviks Sportlaiseri kaudu näiteks, kus mina panen teile treeningud üles ja teie täidate ära need ja annate ka tagasisidet, et mis teile meeldis, mis mitte. Lisaks saate postitada pilte, videoklippe, tagida ära meie spordiklubi ja seda viisi siis oma tagasisidet anda. Et see oleks väike soov kindlasti meie klubi poolt. Nii et edasi läheks poksi osaga, kuna meil soojenduseks väga palju ruumi niikuinii kodus ei ole, siis soojendus on suhteliselt lühike ja soojendus nii-öelda jätkub. Tehniline soojendus siis jalatõugede laiuseteks, põlvest veidi kõverdatud, puusad enda all, küünarnukid keha ligi ja käed siin lõua eeseks. Lõug on veidikene allapoole suunatud ja siit esimene löök siis sirge. Suhteliselt rahuliku tempoga fikseerime löögi lõppu ja kordamööda siis löön ühe käega ja sel juhul teise käega. Siin siis ainuke asi, mis ei pööra, on pea ja pilk püsib ühel kohal kogu aeg. Üles-alla eriti palju vaja kõikuda ei ole. Tähtis on lüüa sirge löök ja jääda samale tasapinnale. Nii. Järgmisena siis võtame kohe järgmise löögi upper pähe. Ja siin siis on oluline pöörata sõrmed enda poole, teist kätt hoida ikkagi näo ees, küünarnukk ja käsi tulevad otse alt üles. Ja kindlasti peab jääma selline mulje endal, nagu te lööksite vastast puusaga. Ehk siis puus pöörab ilusti ja samas tuleb veidikene alt üles. Ja peale seda lööki siis teeme veel kolmanda põhilöögi läbi, pähelöögi, mis on haak siis. Siin on kõige tähtsam, et rusikas, küünarnukk ja õlg oleksid ühel kõrgusel. Ja kõrgus võiks olla lõua kõrgus, kõige valusam koht, kuhu pihta saada siis. Suhteliselt aeglases tempos ka teeme kõiki neid lööke, mitte väga teravalt praegu. Et see kuulub veel nii-öelda soojenduse juurde. Lõpetage alati üks löök korralikult ära, et ärge tehke liiga järjest. Lööte löögi lõpuni ja viite ilusti käe kaitsest tagasi ja toote kanna ilusti maa algasendisse. Nii, ja see oli kolmas põhilöök, siis peale seda veel kehasse löögid. Ja kehasse löögid võiksime teha ära järjest. Ehk siis te lööte ühe käega kõigepealt upperi ja siis haagi. Ehk siis näitan ette. Upper, haak. Upper, haak. Nagu te näete, löön praegu ainult ühe käega, kontsentreerun ühele käega ja upperi ajal tõstan kanda, lükkan puusa jällegi ette, haagi ajal korralik jalapööre, kannapööre, nii nagu ikka haagi ajal. Sõrmed siis on pööratud enda poole kehasse haagi ajal, selleks, et küünarnukk oleks võimalikult madalal. Ja täpselt sama asi siis läbi ka teiselt poolt. Nii, ja sellega siis lõpetaks selle soojendava tehnilise osa. Nii,
Peale soojendust siis oleks mõistlik teha ka mõned sellised nii-öelda lihtsad jõuharjutused, mis ei võta meid veel maksimum läbi. Et need on lihtsalt sellised ettevalmistavad harjutused lihastele ja mis on poksijatele eriti olulised. Esimene harjutus siis toeline lamangus. Seda saab teha nii nukkide peal kui käte peal. Mina näitan ette nukkide peal praegu. Ja harjutus, kus siis õlavöö pikendamine, eks. Et löögi lõpp nii-öelda. Lasen ennast alla õlast, proovin hoida küünanukid suhteliselt sirgelt ja siit järsult üles. Lõpuni välja, tulen alla rahulikult ja järsult üles. Jälle alla ja järsult üles. Et selline harjutus, mis teeb teile löögi tunduvalt pikemaks ja annab just selle löögi lõppu, mis teeb löögi teravaks ja mis võiks olla selline löök, mis saadab siis vastase nii-öelda põrandale või teeb korralikult haiget vastasele. Et see löögi lõpp on just väga oluline. Järgmiseks ka veidi kõhulihastele harjutust, aga mõte jääb samaks, et käsi on maksimum välja sirutatud ja siit siis haarate millestki kinni. Üks käsi püsib ikka siin lõua juures, on nii-öelda kaitses ja teise käega haaran siis enda pea kohalt võimalikult kõrgelt kinni. Mitte siis ei vii kätte ettepoole, vaid otse ülesse. Nii. Selline kõhulihase harjutus. Ja siis seljale ka üks harjutus veel. Sirged käed ette ja viin siit käed tagasi tuhara peale ja toon käed ette jälle. Et siis ilusti vaatan ette vahepeal ja jälle maha. Ja need harjutused on kõik sellised, mida võiks teha 40-50. Kui mõni harjutus on tõesti väga palju raskem teistest teie jaoks, siis võite neid korduste arvu muidugi vähemaks võtta. Aga enamasti need harjutused ei ole nii rasked, et ei jõuaks teha ära näiteks 40. Ja lõpus viimaseks harjutuseks võiks teha ka täiesti tavaline kükk veel. Et sellised kõik suuremad põhilised lihasgrupid töötaks kohe peale soojendust läbi ja peale seda siis jätkaks koolitehnikaga, et siis on kõik lihasgrupid ilusti aktiveeritud. Nii, järgmisena siis üks boksi asendi harjutus, mis tõstab ka veidi pulssi peale soojendust näiteks. Ja see on selline liikumisharjutus, et me hüpleme edasi-tagasi lihtsalt. Ja vahepeal siis, kuna teil võib-olla ilmselt ei ole kedagi märku andmas, siis ise omal käel vahetate suunda siis. Ehk siis hüplemisharjutus, mida me oleme ka klubis teinud, ehk hoian käed paigal ühes asendis. Tagumine käsi kindlasti võiks siin põse vastas olla. Ja siin ise vahetan siis asendit, või mitte asendit, aga nurka. Liigun jälle teise nurga poole, liigun siia, jätkan hüplemist. Ja siin siis teete ühtepidi näiteks ringi ära ja siis hakkan teistpidi tegema. Liikumisharjutusi, mis siis ei vaja väga palju ruumi, et seda saate ilusti kodus teha koha peal. Ja kui seda harjutust olete teinud näiteks 2 minutit, siis järgmine kord peale väikest puhkepausi oleks väga hea seda teha ka löökidega. Alustate lihtsalt esikäelöögiga. Ja mingil hetkel vahetan asendit või siis suunda ja jätkan löömist jälle. Ja vahetan suunda ja jätkan löömist. Selline harjutus. Seda harjutust siis saab teha nii lüües vasaku käega kui lüües parema käega. Saab läbi teha kõik erinevad löögid. Sirged, aagid, upperid, ka kehasse löögides. Ja kui te ehitate üles seda treeninguna, siis iga lööki minut aega 30-sekundiliste pausidega tuleb juba päris intensiivne treeningosa. Järgmine tehnikaharjutuste kompleks oleks siis pöörded, mida te saate ka jällegi väikeses ruumis hästi teha. Et võtate boksi asendi,
ja erinevalt sellele, mida ma enamasti õpetan, ehk siis sammuga lööke, vähemalt esikäega lüües, siis täna teeks sellise löögi, sirge löök näiteks, ja ilma sammuta just, vaid koha pealt. Keharaskus võib-olla on veidi tagapool või keskel, kindlasti ei tohiks keharaskus jääda ette jalale. Ja siit alustan lööki esikäega ja toon keharaskus samas ette jalale ja lähen ruttu tagasi. 1, 1, 1. Selline löök. Ennekõike võiks seda lööki veidikene aega harjutada, et saaks sellise kindluse jalgadesse. Väga tähtis koht on siin veel see, et kui ma löön selle löögi ette ja vajun ette jalale, siis tagumisel jalal kindlasti kand ei tohi tõusta üles, sest siis te hakkate läbi vajuma. Et kui ma löön seda lööki, siis mul jalad on maha naelutatud nii-öelda. Et ma jalgadega kindlasti ette ei vaju. Ja nüüd peale seda, kui see löök on nii-öelda selgem, siis hakkan tegema pöördi peale igat lööki. Ehk siis löön selle löögi ära, hopp ja pööran. Esijala peale, pööran. Esimene jalg jääb maha ja liigun siit. Tagumine jalg astub, esimene jalg on kogu aeg maas. Ja järgmiseks peale seda harjutust samamoodi saate teha muidugi ka teistpidi ringi. Liigun teisele poole kogu aeg. Jälgin, et asend jääks samaks. Et kui ma toon selle jala siit juurde, siis ma ei too seda jalga liiga palju. Et ma ei vii teda teisest jalast kaugemale, vaid proovin jääda ikkagi kogu aeg boksi asendis. Nüüd järgmisena sama asi saate teha läbi parema käega, saate kasutada ka erinevaid lööke, kui tahate, haake, uppereid, iga löögiga võiks minut aega teha just selliselt, et te teete ühe ringi ühes suunas ja ühe ringi teises suunas ja niimoodi vahetate kuni minut aega. Peale seda jällegi üks väike paus, 30 sekundit ja siis lähete näiteks järgmise löögi peale, upperid pähe, eks. Teete igas suunas jällegi neid lööke, upperit ja järgmine minut haake ja nii edasi. Saate kõik löögid jällegi läbi teha. Peale seda sama asi, täpselt sama asi, ainult et keharaskus toetab tagumisele jalale, ehk tagumine jalg jääb maha, esimene jalg pöörab. Löön löögi, pöörab, löön löögi, pöörab, löök, pöörab, löök, pöörab. Ehk siis tagumine jalg jääb maha, esimene jalg siis muudab suunda kogu aeg. Ja siin samamoodi teine ring võin teha parema käega, eks, sirget. Ja järgmine kord võin minna juba upperi peale näiteks, vahetan suunda. Ja nii edasi kogu aeg, kõik löögid saab läbi teha. Ühe löögi peale võiks kuluda minut aega, vahetades kogu aeg siis suunda. Teen ühe ringi ühtepidi, teise ringi teistpidi. Ja sellised kõik löögid läbi, jällegi üks väga korralik etapp. Järgmisena siis tehniline osa, mida jällegi saab väikeses ruumis teha, sisaldab liikumist, edasi-tagasi hüplemist, saab kasutada ka külje peale hüplemist. Meie teeme tänases treeningus siis edasi-tagasi hüplemist ja väikeste suunamuutustega ka vahepeal. Aga see on siis juba järjepidev töö ja ma soovitaks teha terve raundi pikkus siis konkreetset ülesannet ja järgmistel raundidel siis vahetame ülesandeid. Et alustame sirgetest löökidest, näiteks esimese minuti teete sirget lööki, järgmine minut upperit, 3. minut haaki ja väga tavaline edasi-tagasi hüplemine ja edasi hüppan löögiga alati ja tagasi hüppan siis tühja, toon käe kaitsesse tagasi. Siin tuleb kindlasti jälgida seda, et kui te lööte tagumise käega, et minu puhul paremaga, siis ka parem jalg tuleb veidi lähemale, läheb ilusti maha back ja kand on veidi pööratud. Vähemalt otseks, et ei tekiks seda viga, sest siis te ei saa ka õlast pöörata ja löögi lõpp jääb puudu. Et siin on kindlasti vaja siis natukene jalga pöörata, üks käsi alati kaitses, teine lööb. Esimene minut läbi, lähen haakide peale näiteks. Lühike löök ikka ja ilusti jala ja kerepööre siin toimub. Ja viimane minut siis näiteks upperid. Nii, selline oleks esimene raund siis
natukene aktiivsemat tööd, et kui te 3 minutit seda järjest teete, siis ta kindlasti ei ole liiga kerge. Järgmine 3 minutit ma soovitaks teha vastupidi. Et paljudes klubides tehakse just seda edaspidi varianti, mida läheb ka ilmselt rohkem vaja, aga teeks ka alati teistpidi, vähemalt meie klubis. Ehk siis tagasi liikudes, tagasi hüpates. Hüppan edasi, ei ole löök, hüppan tagasi, on löök. Täpselt sama asi, minut aega sirgega. Saan minna edasi haagi peale. Siin haagi ajal on eriti tähtis, et kui ma tagasi hüppan, siis kand ka pööraks natukene, eks. Et see asend oleks lõpus, kand oleks veidikene välja pööratud. Et ei tohiks jääda sellesse asendisse, sest siin ei ole löögis mingit jõudu. Ja teil on väga raske seda pööret teha lõpuni. Ja siis kindlasti viimane minut veel upperiga. Ja tagasi hüpates jälgige alati seda ka, et te olete jala peal. Ehk siis edasi ja tagasi ei tähenda otse edasi ja tagasi, vaid tähendab jalale ja jalale. See on minu kindel nõuanne veel, et edasi esimesele jalale, tagasi tagumisele jalale. Ja selliselt oleks siis teine raund lõppenud. Nii. Ja siia veel kolmandaks raundiks täpselt sama harjutus. 3 × 3 minutit tuleb kokku, siis te saate täpselt selle matši pikkuse pingutuse siis. Nii nagu ta amatöörboksis on. 3. minut võiks siis olla lihtsalt selline, et ma hüplemise peatan lööke kogu aeg, aga samal ajal muudan kogu aeg suunda. Ja siin ma ei ole vaja alati teha ära täisringi. Teete natukene aega ühele poole, natukene aega teisele poole. Hakkan siit hüplema, muudan suunda, kuhu suunas ma löön. Ja teen ringe selliseks. Ja kindlasti te märkate lüües ka, et ühele poole pöörates on lihtsam alati, et kui ma liigun vasakule poole, siis mul on alati lihtsam pöörata, kui ma löön parema käega. Kui ma liigun paremale poole, siis on alati lihtsam pöörata, kui ma löön vasaku käega. Et see on loomulik ja loogiline ja nii ta peabki olema. Et sellest ei tasu enda jaoks probleemi mõelda, see ongi nii. Ja selliselt siis liikudes samamoodi minut aega sirgetega, minut aega haakidega ja minut aega upperitega. Ja siis tuleks kokku teil 3 × 3 minutit, nii nagu on võistlusaeg. Selliselt. Nii, tegime hüppeliikumist, nüüd teeks siis natukene sammliikumist. Aga mitte nii väga edasi-tagasi täna, vaid just külgedele, mis ka tihti peale jääb märkamata, et harjutatakse alati edasi ja tagasi liikumist. Aga ring on neljakandiline, aga ringi tuleks kasutada ümmargusena, et mitte sinna nurkadesse sattuda, sellepärast on ka külgedele ja ringselt liikumine väga oluline. Täna keskenduks külgedele liikumisele, mis selle harjutuse puhul tähendab siis seda, et ma löön löögi koha pealt, nii nagu me tegime enne. Liigun 2 sammu küljele ja löön jälle koha pealt, jälle koha pealt, jälle koha pealt. Kõige lihtsam on seda harjutust teha esikäe sirgega, järgmisena jätkata siit tagumise käe sirgega. Siis on teil vaja pöörata rohkem ka tagumist jalga. Siin on tähtis see, et te toote alati jala juurde. Et kui ma liigun ära, on alati 4 sammu. 1, 2, 3, 4 ja siis tuleb löök. Kui ma jätan poolikuks selle harjutuse, teen 3 sammu ja 4. jalga juurde ei too lõpus, siis jalgadel on vahe liiga lai ja löögis ei ole enam jõudu. Lisaks on teil ka väga raske lüüa. Et sellepärast tehke alati 4 sammu lõpuni. Ja siit siis edasi saab jätkata samamoodi haakidega. Ja siin nüüd ka esimese käe puhul, esimese jala puhul korralik pööre. Kui te lööte esikäe sirget, siis ei ole vaja pööret teha, pigem on kehaga kasulikum teha. Siin kindlasti on pööre vajalik. Ja järgmisena jällegi lähen siit upperi peale. Minu õpetus siis upperi puhul kindlasti on see, et upperit võiks lüüa või võib lüüa jala pealt. Esikäega lüües siis jääte suhteliselt keskele või olete veidi esimese jala peal.
aga kindlasti tagumine upper, siis püsin tagumise jala peal, kui löön, et ei tule ette. Sest kui ma tulen ette, siis on küünarnukki raske pöörata ja see löök tavaliselt ei lähe keskele. Kui te jääte veidikene taha jala peale, siis teil on väga lihtne saada seda küünarnukki siia keskele ja see käsi tuleb täpselt kaitse vahelt läbi. Sellepärast soovitan mina seda lööki siis lüüa selliselt. Et selline natukene vähem aktiivne raund, liigute hästi rahulikult 4 sammu, teete oma löögi ära, eks. Ja löök. Samamoodi siin oleks hea teha minut aega ühte lööki, sirget minut aega, haaki minut aega, upperit ja lõpus siis võiks teha veel minut aega segamini järjest, mis pähe tuleb, seda lööki löön. See on natukene selline, nõuab jällegi veidi kontsentreerumist ja saate enda tehnikat kontrollida, sest tavaliselt kui mitu ülesannet on koos, siis hakkab ka tehnika veidi lagunema, siis te näete ja tunnete kohe ise, kust veel vajaka jääb või milline löök lagunema hakkab kõige rohkem. Selline siis. Ja lõpetavaks osaks veel jätaks siis mõned painutus-venituse harjutused ja pigem siin kasutaks peale treeningut sellist rahulikuma staatilist venitust, et ei tasu minna kohe liiga sügavasse asendisse, kus te ei suuda ennast hoida võib-olla 10-20 sekundit. Et ärge alustage neid liigutusi väga sügavalt, pigem just rahulikult ja kui tunnen, et on liiga kerge, lähen natukene sügavamale ja hoian seal veel veidikene aega. Et nii oleks neid harjutusi veidi mõistlikum teha. Esimene, väga lihtne harjutus. Muidugi, ennekõike ütlen ära, et kodus te saate kasutada matti, kes tahab ja saab, võib teha ka tavaliselt põranda, puitpõranda peal näiteks, aga kui on olemas matt, siis kindlasti on mugavam selle peal harjutusi sooritada. Esimene harjutus siis läheks põlvili ja paneks jalad võimalikult kokku ja istuks enda kandade peale, et siit kui külje pealt on võib-olla parem näha, istuks täpselt kandade peale, kannad jäävad tuhar alla ilusti. Ja selline venitus. Siin mõnel kindlasti on juba selles asendis väga valus olla, siis saate natukene ettepoole lihtsalt toetuda. Vastupidi, kellel on liiga lihtne, saab tahapoole toetuda. Ja kui on ikkagi väga lihtne, siis saab ka ühte jalga veidi tõsta. Hoida. Näiteks 10-15 sekundit ühte jalga või ka 20 ja teiste jalgaks. Järgmisena siis selline asendeks. Jalad veidi laiali. Ja jällegi ärge liiga sügavat asendit alguses võtke, et siin ongi isegi pigem parem, kui see venitus ei ole väga raske alguses. Sest siit võiksite hakata liikuma veidikene ettepoole. Hoiate eespool seda dünaamilist asendit. Olete paigal veidi aega eespool. Liigun jällegi tagasi, tahapoole. Edasi ja tagasi liikudes on see harjutus tunduvalt raskem, et sellepärast see algasend ei peaks olema väga raske koha teie jaoks. Nii, järgmisena. Siit siis võite minna kohe istumisasendisse, selg sirgeks, eks, ja tõmbata põlve vastu rindu. Väga lihtne harjutus. Siin kindlasti ma ei soovita lasta pead lõngu, selga lõngu, sest siis rüht esiteks kannatab ja teiseks ei teki sellist korralikku venitust, et siin pigem proovite hoida sellist head asendit, rühti, vaadata ette kindlasti, lõug ilusti üleval, mitte all, nii nagu poksijatel tavaliselt. Ja samamoodi teine jalg ka. Järgmisena siis harjutus. Seda on lihtsam kindlasti teha nendel, kellel on võib-olla lühemad jalad, kellel on pikemad jalad, võib-olla ei saa neid jalgu nii kergesti sirgeks. Aga siin siis sama põhimõte, et ärge hoidke ennast pinges. Et siin, kui te liigute, lükkate jalgu sirgemaks, siis laske pea just lõngu seekord ette. Ja siit ta venitab natukene ka selga. Et kui te hoiate selga pinges, siis on teil esiteks jalgu raskem sirgeks saada. Ja seljale ei teki sellist venitust, painutust. Nii, järgmisena siit üks harjutus veel jalgadele, et jalgasid saab venitada mitmeid moodi.
näitan siis ette ühe variandi täna. Võtate siis tallast kinni. Kanna poolt on kindlasti raskem, varba poolt lihtsam. Mina tavaliselt võtan keskelt. Siin jällegi, kellel on väga pikad jalad, on seda keeruline teha. Siis kindlasti tuleks võtta võib-olla kinni rohkem varba poolt ja lükata jala sirgeks lihtsalt õhku. Siin samamoodi, et ärge lõngu väga vajuge, et proovige hoida suhteliselt sirgelt ennast. Samamoodi saate teha teise jalaga siis üks 15-20 sekundit ühe jalaga kindlasti. Nii, järgmisena siis. Järgmine harjutus siis selline. Olete 4 käpukil ja siit esimesena vaatate nii-öelda üles lakke ja teete selja võimalikult nõgusaks. Hoian asendit ja samamoodi vastupidi just. Selg võimalikult kumeraks, vaatan alla. Ja seda harjutust tehes võib-olla ei pea nii pikalt hoidma ühte asendit, piisab siin 10 sekundis kindlasti. Aga seda võib mitu korda läbi teha kindlasti. Ja sellest asendist siis on hea kohe minna kõhuli, panna käsi enda alt läbi ja toetuda siia enda käsivarrele. Teine käsi siis on ees. Ja täpselt sama asja saab teha läbi ka teise käega. Ja siit võib uuesti tulla põlvede peale ülesse. Jätta siis kand vastu tagumikuks. Ja siit viia käed võimalikult ette. Ja sõrmedega tõmmata ennast veidikene edasi, kogu aeg. Ja lõpetuseks siis tagumik maast üles natukene rohkem. Ja toetuda veidi ühe käe poole. Ja teise käe poole. Ja jällegi keskele näiteks. Nii. Ja siin kindlasti, kuna tegemist on boksi harjutustega, siis täna küll te lööke vastu pead muidugi ei saanud ja kael väga suurt pinget ei saanud võib-olla. Aga üldiselt siis boksitrennis alati on mõistlik ka kael kergelt ära venitada, sest kael saab päris suurt pinget boksitreeningute jooksul. Siin siis ühe käega võiks võtta peast kinni, teine käsi hästi lõdvalt lihtsalt ripub. Ja tõmban veidikene siia külje peale, hoian ühte asendit. Samamoodi saab teha teisele poole. Järgmisena siis käed kuklale. Nüüd sellega tuleb ettevaatlik olla selles mõttes, et kindlasti ärge tõmmake pead, vaid lihtsalt see käte raskus, mis on, sellest üldiselt peaks piisama. Ja hoiate seda asendit siis nii kaua, kui te tunnete, et ta hakkab venitama, et ei ole eriti mõistlik tõmmata kindlasti pead. Ja siit siis kas otsa esiselt või lõualt lükate pead tagasi. Nii. Ja sellega siis tänase treeningu lõpetaks ja kindlasti tuleb järgnevate päevade jooksul lisada.